Tervist, mina olen Illar Kohvinevalt ja täna on neljapäev, 1. november, aasta on 2018 ja ma tahaks rääkida selle toiduga seotuvast jällegi. Ja asi on selles, et alates 5. novembrist ehk siis esmaspäevast on Pärnu Toidupank avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella 9 õhtul kuni poole 12 õhtul, nii et 21.00 kuni 23.30. Ja seda tingis see, et meie lollakas toiduseadus on selline, mis ei luba eilse kuupäevaga kõlblikuni toitu järgmisel päeval abivajajatele väljastada. Sest et paljud kauplused Pärnus annetavad kenasti toidupangale toitu ja tuleb veel juurtegi neid vast. Ja asi on selles, et kui õhtusel ajal toidupanka tuuakse kauplustest kaup ära, siis on selline nõue, et toidupank peab väljastama seda seda kõlblikuni toitu, mis tänase päevaga on ka tänase päeva jooksul ehk tänase päeva kuni 12 ööseni, et tänase päeva sees. Et järgmisel päeval ei tohi seda väljastada, et see on nii-öelda mürgitav või ma ei tea, mida iganes. Aga see on niivõrd loll ja juhm jutt, aga seda kõike keelab Veterinaar- ja Toiduamet. No ma ei tea, mis inimesed seal küll töötavad, kas need on kuu pealt kukkunud või muidu ma ei tea, mis asjaga pähe saanud. Toon omast käest näite. Ma olen pidevalt ostnud kauplusest selliseid allahinnatud kaupu ja näiteks need, mis on eilse kuupäevaga see kõlblikuni, panen külmkappi ja kuskil isegi nädalapäevad kõlbavad süüa. Ma ei saa öelda, et oleks kõhtu lahti jutud või midagi, nii et iga inimene tunneb ära jälle maitseste sõnaga, kui näiteks on mõni niisugune toit, mille maitse juba on selline, et noh, et alla nagu neelad, et siis on ta tõesti kõlbmatu sõnaga, aga mina sellist toitu ei võtagi suhu jälle, mille maitse enam nii-öelda suust alla ei lähe see toit. Et mida teha nagu võiks, et ma olen teinud isegi telekanalitele ettepanek erinevatele, et tehku selline eksperiment läbi. Jälle, et korjaku näiteks need eilse kuupäev kõlblikuni toit kokku mõningad asjad, viigu sinna, ma ei tea, mingisse laborisse, lasku teha toiduproovid. Ja et saada teada, kas see eilse kuupäevaga toit järgmine päev on ta mürgine, mürgitab inimesi või mitte. Aga mina ütlen selge sõnaga, et see on täiesti söödav toit, kui on hoitud kauplustes seda toitu korralikes tingimustes, et üks külmades temperatuurides, nii nagu on nõuete kohaselt sõnaga. Ja kui sa võtad ja paned kodus külmkappi, siis ei juhtu temaga mitte midagi, kui sa külmas hoiad. On ta täitsa kõlbulik mitmed päevad peale selle kuupäeva kukkumist. Aga see Veterinaar- ja Toiduamet on niivõrd idiootsade sõnaga, et need ei saa sellest asjast aru ja Riigikogu on niisugune jobu, et kes ei ole siiamaani tahtnud ette võtta, et seda toiduseadust arutada ja muuta sõnaga. Ja nüüd siis peavad nii kaua siis vabatahtlikud jälle toidupanga töötajad siis öösel ajal tööd tegema selle lollaka toiduseaduse pärast, et kuni seda muudetakse sõnaga. Ma tahaks loota, et aru võetakse pähe, et telekanalid aitavad seda eksperimenti läbi viia, et teha sõnaga eksperimendiga selgeks neile nende asjapulkadele, et see, mida nad praegu nimetavad nii-öelda mürgiseks toiduks, see on täitsa söödav toit, et selle ei ole ära mitte midagi. Seda on vaja nagu selgeks teha. Nii et tahaks loota kelle tervise ja selle Toiduameti kainele mõistusele sõnaga, et nad lasevad seda toiduseadust muuta sõnaga, et saaks hakata jälle toidupank normaalsel ajal, päevasel ajal töötama. Nii ütlen mina, Illar Kohvinevalt.